Ma olen Stanislav Metitski, ettevõttest Teede Tehnoloogiakeskus. Koostöös Superhands tiimiga me oleme rajanud Eesti linnadesse ulatusliku ilmaseirevõrgustiku. Nimelt paigaldasime autonoomsed ilmajaamad teedevõrku tähtsamatesse kohtadesse, mis praegu mõõdavad õhutemperatuuri, õhuniiskust, teetemperatuuri, teeniiskust, teisi parameetreid. Kasutame need andmeid ilmamudelite sisendiks. Samuti kasutame seal ka sellist globaalsetest ilmaennustusest tulevat infot ja kombineerime seda ja oskame juba täna ka öelda, et kas tee läheb libedaks. Ja isegi saame öelda ka, millises perspektiivis tee läheb libedaks. Et selles pildis on praegu puudu eelkõige just inimfaktor. Et me täpselt ei tea, kui palju on hooldaja jätnud soola tee pinnale ja mis on selle soola mõju. Kui meil oleks see info, siis kindlasti me saaks sellega arvestada ka ilmaennustuste tegemisel ja võimaldada hooldajale ka seda täpsemat infot, mille pealt juba hooldaja omalt poolt oskab vastata küsimusele, et millal ta läheb välja ja kui palju soola ta siis paneb. Peamine selline mõju on seotud kulude kokkuhoiuga. Et kindlasti nii tee omanikul kui ka hooldajal on väiksemad kulud, täpsem planeerimine, et kui on täpsem planeerimine, siis järelikult ka seda soola, mida peavad välja panema, selle soola kogus väheneb. Kindlasti vähenevad keskkonna mõju, et vähenevad ka kulud, et tee hooldaja enam ei pea nii palju soola panema ja pikemas perspektiivis loomulikult selline lahendus annab võimaluse ka automatiseerida juba teehoolet, lasta välja võib-olla poolautomaatsed seadmed, mis teevadki seda teehoolet vastavalt siis mudelite pealt genereeritud ilmaennustustele. Kui on olemas täpsem info just selle soola jäägist, siis loomulikult igaks juhuks enam soola panemine ei ole vajalik. Me kõik teame, et see sool, mida ikkagi pannakse tänavatele, et ta tegelikult ei kao kuskile, läheb maa sisse ja ikkagi jääb. Tervist, mina olen Mihkel Superhands OÜ-st ja koostöös Teede Tehnoloogiakeskusega ja Liinestiga tegime tehisintellekti abil libeduse ennetamist. Antud programmi või pilootprojekti raames oli meie plaan saada juba olemasolevate andmete baasilt või ka ütleme, et reaalaja lähedalt tehisintellekti abil hinnangu, kas teele lisati soola ja kas sellel on ka mingi mõju. Et selle jaoks me pidime saavutama või läbi käima mitu etappi. Kui me projektiga alustasime põhimõtteliselt sügise alguses, et teed ei vajanud see hetk soole, libe ei olnud. Ja meie sõbrad Teede Tehnoloogiakeskusest oskavad ilma väga hästi ette ennustada, aga nad ei suuda veel täna seda kontrollida. Ehk me pidime tekitama kõigepealt minikliimakambri ja kontrollitud keskkonna, kus me saime hakata andmeid simuleerima, soolatamist ja kuidas käituvad erinevad otsesemad ja kaudsemad mõõtetulemused meie anduritest, kuidas nad reageerivad sellele ja niimoodi me lõime esimese sükse andmestiku tehisintellekti või närvivõrkudel baseeruva mudeli arendamiseks ja siis novembri ja detsembri jooksul me paigaldasime jaamad meile teadaolevatesse punktidesse, kus on ka referentsmõõtelahendused olemas päris loodusesse ja võrdlesime seda teiste jaamade ja anduritelt tuleva infoga, soolamasinatelt või teepuisturitelt tuleva infoga ja häälestasime seda tehisintellekti mudelit veel täiendavalt edasi. Täna meil tuleb tee pealt teetemperatuuri, teeniiskuse ja mõned ka niimoodi toored mõõteparameetrid, mida me saame kasutada siis koostöös ilmajaamade ja muu analüütikaga soola info tuletamiseks. Ja see info tuletamine käib siis närvivõrkude baasil. See esmane projekt sai nüüd lõpule viidud, aga me juba näeme mitut erinevat kas nagu jätkuprojekti või uut rakendusvaldkonda sarnasele või üleüldiselt tehisintellekti tehnoloogiale. Et esmane asi, mis me tahame täiendavalt lahendada, on see, et aidata ennustada konkreetses asukohas, kui kaua see soola mõju seal päriselt kestab või et millal peaks uuesti soolatama, et anda nagu teehooldajatel täiendavad tööriistad nende töö planeerimiseks. Lisaks on olnud mõttes ka hooldesõidukite marsruudi planeerimine tehisintellekti abil ja veel muidugi ka erinevate muude ilmastikuparameetrite tuletamine. Nagu me praegu teeme soolaga, siis on võimalik tuletada ka sademeid, liiklustihedust, võib-olla ka mingit lumekihi paksust olemasolevate andmete baasilt, aga rakendades neid koostöös tehisintellektiga. Tehnopoli AI arendusprogrammist esmane kasu, mis me saime juba kandideerimise jooksul,
kus oli ka erinevate mentoritega arutelud ja esitlused ja projektiplaani kokkupanek. Esimene kasu oli tegelikult see, et muidu me seda soolsuse või soola info arendamist oleksimegi võib-olla edasi jäänud planeerima ja tegudeni jõudnud võib-olla kunagi hiljem. Ja konkurendid oleks kas meile järgi jõudnud või isegi mööda pannud. Et see andis meile head tõuke nagu päriselt liigutama hakata ja ka nende arutelude ja projektiplaanide esitluste käigus me saime esiteks tagasisidet, et sellel ideel on jumet, tal on praktiline vajadus ja me ka tegelikult enda jaoks saime täpsemalt pildi selgeks, kes võiks olla täiendavad kliendid, muud rakendusvaldkonnad, kuidas võib-olla seda lahendust nagu müüa ka Eestist väljaspoole. Et lisaks sellele tehnilisele lahendusele kõik see arutelud, mentorlus ja võib-olla meile endale sisemine töö ka, mis me pidime tegema, et seda plaani kokku panna ja õigustada, andis meile päris palju olulist teavet, mida me täna kasutame ka müügitegevuseks.